How you doing? Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mul on nii tore siin tagasi olla esiteks. Mul on äärmiselt hea meel. And I'm very excited. Martin, tule ütle ka tšau. Sina oled ka mu tänases videos sees natuke. Keegi ei taha su kõhtu näha. See on kõik, mis mul ilus on. Vaata Bellat. Vaata Bellat. See on ainuke asi, mis mind ilusaks teeb. Minu tätoveeringud. Ütle nüüd tere viisakalt. Hello. Hello. Mul on habe nii... Nimelt, ma tahaksin alustada veel enne, kui me päris selle video teemani jõuame. Ma tahaksin alustada... Kas te palun võite mitte tormatas taga? I get very distracted. Üritad videot filmida, aga ei tule välja. See on lihtsalt nagu toimuvad kogu aeg minu selja taga. Ma tahtsin korra küsida, kas teid huvitaks selline vahva tutorial. Ma olen päris rahul sellega, kuidas see välja tuli, ma täna lihtsalt katsetasin ja mulle täiega meeldib see. Nii et kui teid huvitaks selline lilla make, siis infonupul on küsimus. Oota, kummal pool infonupp on? See. Teeme uuesti. Infonupul on küsimus. Kas teid huvitaks see? Ja siis ma võib-olla isegi filmiksin seda. Ma loodan, mul tuleb järgmine kord ka nii hästi see välja. Igatahes oleme nüüd ära rääkinud kõik need mitteolulised teemad siin ees ja võime minna julgelt video juurde. Nimelt, ma olen praegu siin väga elevil ja väga õnnelik, et ma päriselt seda teha saan ja selle kätte võtsin. Sellepärast, et see video või vlog mingil määral pidi ikkagi minema Marti Pussina kanalil üles ja nagu te nägite, siis meil eelmisel nädalal ühtegi videot ei läinud sinna üles. Ja seda teatud põhjustel, millest ma siin rääkida ei saa. Martiga ei ole see seotud, see on täiesti veel keegi teine, veel, you know. See on nagu meil ja meie Martiga. Ehk siis nagu me mõlema räägime mõlema eest mingil määral hetkel. Ehk siis põhimõtteliselt me ei saanud seda vlogi postitada sellisel kujul, nagu me olime ta valmis teinud. Ja mina otsustasin, et kuna seal on nii palju toredaid hetki ja nii palju minu enda lemmikhetki viimastest nädalatest, siis ma ei tahaks seda mitte postitamata jätta. Ehk siis ma räägin teiega natuke siin, mis üldse viimasel paaril nädalal toimunud on ja ma ikkagi väga siiralt tahan teiega jagada oma lemmikhetki viimastest nädalatest, kuna viimased nädalad on olnud tõesti sellised, et nagu näpistage mind, kas see on päris, mis on toimunud. Ja lisaks sellele, et mina pean oma vaatajaid enda sõpradeks ja me oleme lasknud teid nii lähedale enda elule. Ma ei taha teid nendest hetkedest sellisel viisil ilma jätta ja samuti ma tahan, et mul endal oleks ka kunagi võimalus tagasi vaadata nendele hetkedele läbi siis selle video formaadi, mis ma siis siia üles panen. Alustame! See vahva nädal, mis oli pärast siis, kui mu lugu oli välja tulnud ja kui meil hakkasid kätte jõudma muusikaauhinnad. See oli tõesti selline nädal, et ma vist unustasin süüa vahepeal, ma unustasin hingata, ma unustasin kõike muud teha vahepeal. Me käisime tegelikult, kui muusikaauhinnad olid reedel, siis me alustasime proovis käimist juba tegelikult teisipäeval, ütleme siis Saku Suurelis proovis käimist. Et meil oli esimene proov oli tegelikult teisipäeva õhtul kell 10 Saku Suurhallis, kuna meil oli selle koreograafiaga, no nüüdseks olete te juba näinud kõike seda etteastet, aga meil oli selle koreograafiaga see error, et kuna ma tegelikult algselt pidin alustama saali lõpust, mitte isegi selle lava pealt, siis meil oli see küsimus, et kuidas ma jõuan punktist A punkti B. Ja kui juba kolmapäeval oli päris proov, ehk siis nagu kuidas me juba päris proovis, sest et me liiga palju aega ei kulutaks, siis me läksime teisipäeva õhtul juba sinna ja panime kogu oma plaani paika ja muutsime koreograafiat. See oli päris huvitav. Oota, sorry korra. Nüüd te hoiate ennast tagasi. Iga. Siis peab olema ikka energiaga peab olema, aga... Siis, kui me olime tegelikult meeletutes kordades proovides asjades ära käinud. Nii Sakus oli meil kokku 2 proovi ja siis sellel samal muusikaauhindade päeval oli ka läbimäng. Ja lisaks need proovid, mis ma tegin siis tantsijatega eraldi, olid päriselt muusikaauhinnad käes. Ja ma ei maganud sellel öösel üldse, sest et ma olin nii lihtsalt selline ja kui me seal muusikaauhindadel päriselt olime, see oli väga kihvt. See oli väga kihvt. Praegu mõtlen, mul on natuke hägune, sellepärast mul on hea meel, et ma vaatasin natuke neid vlogi klippe, mis me vähegi tegime. Me ei teinud väga palju sealt midagi. See oli lahe. Ma tegin ka väikese DIY projekti. Ehk siis ma tegin Martile enda logoga pläsku. Alaealised, kes ei tea, mis pläsku
ongi parem. Sinna sisse saab erinevate sorti jooke panna. Mina olen 21, Marti on 29, me oleme mõlemad täisealised inimesed ja kuna teie olete minu sõbrad, siis ma tahan teile avameelselt jagada seda. Nii et Marti oli nii uhke oma pläsku üle, et ta käis ja eputas sellega kõigile, nii et see oli päris naljakas. Ma panin oma logo. Kas te näete seda või? Ei, me juba nägime. Kuidas te teete seda blogerit nii või? Edu. Aga jah, see ei võtnud mul üldse kaua aega teha. Mul on nii rahustav panna neid kristalle, nagu ma selle kurika tegin ise. Ma need Nike ketsid tegin. Ehk siis mul on nagu selline tore viis, kuidas ennast rahustada on lihtsalt kõigele panna erinevaid sorti kristalle juurde. Kui muusikaauhinnad olid läbi, siis esimene, kuna muusikaauhindadel oli tegelikult siis esimene selline live-etteaste Queen of My Owniga, siis esimene raadiolive oli meil tegelikult My Hitsis ja ma sain käia esimest korda nende uues kontoris ja see oli äärmiselt vinge, sest et ma olen enne nende uues majas käinud. Marti oli käinud, Martil on My Hitsis jätkuvalt saade üle nädala, nii et tema käib seal tihemini kui mina nii tihti sinna ei satu, aga see oli äärmiselt kihvt, kuna nad on kolinud nüüd uude majja, see on päris cool kontor on seal. Ja siis me käisime My Hitsis laivi tegemas. Make some noise, good morning everybody. 8-16. Minu vlog. Ei, kujuta uuesti, ei, ma tahtsin 8-16. Te tunnete ennast nagu kodus? Jaa. Ühesõnaga. Vaadake, neid jalgu olete. Happy feet alati. Ühesõnaga. Ma olin mingi, miks mul lendab ära võtad käest. Tahtsin ka biiti teha. Meil on vaja seda memorabiilia mingit riiulit, kus me saame panna kõik need asjad, mida ei tohi. Ma panen lendaffi sinna kurika peale istuma, vaata. Lisaks sellele My Hitsist veel rääkides olid nad nii toredad. Nad olid valmis korraldama siis sellise kinoürituse mulle meeldi öelda fännidele, aga pigem just nendele inimestele, kes mind toetavad ja kes minu tegemisi pingsamalt jälgivad. Et see oli hästi kihvt, et My Hits oli nõus sellist üritust korraldama Apolloga ja see oli tõesti väga lahe. See on tõesti jälle siuke, et nagu näpistamine, kas see päriselt toimus. Üks mure selle kõigega. Ma loodan, et Peeter Räbit. Mind ei ole seal seekord. Anyhow, ma loodan, et ma olen tagasi kuulnud sellelt tüübilt. Ma saatsin talle eile selle video ära. Loodame, et ta sai selle tööle. Film oli väga hea. Kas sa ise nägid seda või? Ei. Ma käisin seda kinos silma sinutama, käisin ema ja vanaema. Kas sa oled muidu ise ära vaadanud selle või, Toki? Selle, mis sa saad, seda on ära vaadanud. Poolde. Julge, jah? Uus manager ütleb, kui Martiga ei toimi lõpuks, vaata. Siis ma koolitan Joosepit välja, nüüd 5 aasta pärast on tegelikult juba nagu olemas, vaata. Minu jaoks uus seiklus sellisesse maailma, kus on YouTube'i tavavideost tulla nagu ükskõik suurele ekraanile. Aitäh My Hitsile ja Apollole, et on andnud sellise võimaluse. Miks nüüd see ei tule eesti keeles sellises versioonis välja, on see, et ma kasutasin seal Sony muusikat ja kuna see oli Sony kinnine üritus, siis ma sain seda kasutada niimoodi seal. Sellepärast ei saa sellele asjale piletit ka müüa, kuna siis läheks nagu keeruliseks nagu legaalse poole pealt. Aga me teeme küll nagu natuke teistsuguse versioonid, tuleb inglise keeles, aga tuleb kunagi ka välja, et te ei jää ilmagi mitte millestki kunagi hiljem. Kõike tuleb järgi mööda ja tuleb, sest et nagu meil on veel siin natuke mingi teisi asju veel tulematagi. Nii et teil on nagu siin kui palju vahvaid asju tulemas, nii et ärge selle pärast põdege. Lisaks me käisime ka Rock FM-is ja väga paljud, nagu ma teen ise popmuusikat, aga ma kuulan väga palju rockmuusikat ja lisaks sellele mu kõige kuulatum Spotify artist eelmisel aastal või bänd oligi Bring Me The Horizon. Ehk siis see oli päris kihvt minna oma lemmikmuusikast rääkima ka Rock FM-i. See oli väga tuus, et nad meid külla kutsusid. Aga nii tore, ma saan vist panna lemmiksärgi selga ja minna mugavalt raadiosse ilma, et ma peaks midagi... Vaata, mis seal toimub. Ei näita. Nagu alati on Marti järjekordselt kaotanud ära autovõtmed. Sul just olid, et sa käisid just autos võtmas. Leidsime üles. Lõpp ja kõik ja saame minna. Sulla jääti sinu südamesse. Voolad, kui jäitsid Toomas sai investor Toomas. Sa ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulidki, siis ainult kehakeelt mina ka. Sest ma ei viisi väga täkkida enam võdodope, telin takso juba väleksidaga. Tehtud! Nükene, wow, ma pole harjunud, et on nii pikad spiigid. Tore on tegelikult rääkida. Ma olen harjunud sellest, et tuleb hästi palju... Ja Martile läks see Rock FM-i külastus eriti korda, et ta rääkis sellest nii südamlikult pärast, kui me sealt tagasi tulime. Et see oli nii nunnu, see oli nii cute. Nii tore oli!
seda on nii tore oli pikalt rääkida, mulle nii meeldis, rohkem mulle nii südamelähedane olnud, ma tunnen nuttunud. Kuulake palun bändi muusikat. Rockimuusika ajab mind nutma nii väga. Ma olin nii südamelähedane. Täiesti mul tuli pisar silmi. Tea, miks mul pisar silmi tuli? Ma tahtsin öelda, et tegelikult see oli minu jaoks nagu 180, sest et nagu suuresti Robert Kõrvits. Just, ma vaatasin teda, kui ma olin väike poiss, oli Filtri saade. Võib-olla meid vaatavad ka nii vanad inimesed, kes on nii vanad kui mina ja kunagi vaatasid TV3-st sellist asja nagu Filtri saade. Oli vist TV3. Neid ja tänu sellele nagu nähes seda muusikasaadet, ma hakkasingi muusikat tegema. See on nagu üks nendest inimestest, kes on võib-olla paljudest inimestest, kes on mõjutanud mind sellisel teel. Terve aeg ootasin, aga ma ei tahtnud, sul oli nii südansoendav jutt, et ma ei tahtnud seda vahel segada. Vaat sa ütlesid, et see oli nagu full 180 sinu jaoks ja siis mul tuleb ka, et teed on full 180 crazy. Full 180 crazy. Siin see ongi, mitte avalikustamata vlog, mis kunagi üles ei läinud. Nii et mul on hea meel, et ma ikkagi otsustasin näha natuke rohkem vaeva ja teha seda natuke ümber ja et ma sain selle lõpuks üles panna, sest et see on nii tore. Meie siit kohast Bellaga lõpetame. Mul on hea meel, et te olete siin minuga olnud. Üks asi veel. Ma filmisin ka sellise toreda video vahepeal, ma ei ole seda veel monteerima hakanud, kus ma tegin kodus kulmude lamineerimist. Ole kindel, kui hästi see mul välja tuli. Oleks võinud paremini välja tulla. Ehk siis, kas te tahaksite näha seda protsessi, kuidas ma tegin seda kodus või mitte? Aitäh, et vaatasite seda videot. Bella, ütle tšau! Tšau!